Kujuta ette, et ma hüppasin ajamasinasse, panin selle 2018. aastasse ja kasutasin võimalust, et öelda sulle. Üks koomik lubab Vladimir Putinil 2026. aastal Moskvas paraadi korraldada. Alguses arvaksid sa ilmselt, et see on nali. Lõppude lõpuks ütlesin ma, et loa annab koomik. Siis aasta 2020 sa ilmselt vihastaksid päris kõvasti, et ma ei kasutanud oma ajamasinat, et peatada hullumeelset pandeemiat. Siis aastal 2022 sa vihastaksid veel rohkem, et ma ei kasutanud oma ajamasinat, et peatada invasiooni ennast. Aga lõpuks, kui saabub 2026, sa mõistaksid, mida ma mõtlesin. Venemaa pidas täna oma iga-aastast võidupüha paraadi. Ja kuna Zelenski oli nii helde, et seda lubas, mõtlesin, et võiksime veeta mõned minutid lihtsalt nautides selle sündmuse imelisi vaateid. Nii et lõbusate paraadikaadritega läbisegi, mis mingil põhjusel on endiselt filmitud 720p kvaliteediga. Vaatame, kuidas me selleni improviseeritud vaherahuni jõudsime, miks see oli usutav ja kuidas Ukraina juba kasutas paraadi turvaauku ära, hoolimata viimasel hetkel sõlmitud vaherahuleppest. Alustuseks peaksime üle vaatama, mis juhtus. Umbes kuu aega on Venemaa muretsenud oma propagandakampaania ja iga-aastase Nõukogude Liidu võidu tähistamise üle suures Isamaasõjas natsionaalsotsialistliku Saksamaa üle. See juhtub siis, kui sinu õhutõrje pole juba kuid suutnud Ukraina droone peatada. Nendest räägime varsti veel. Selle olukorra ees seistes kuulutas Venemaa 9. maiks ühepoolse relvarahu välja. Ukraina märkis, et sa ei saa lihtsalt kuulutada relvarahu välja siis, kui see sulle sobib, eriti kui sa enam ei dikteeri sõjatempot Moskvas. Jah, see on tõesti veider lause, mille ma just ütlesin, aga ma mõtlesin iga sõna tõsiselt. Zelenski teatas seetõttu, et relvarahu võiks alata 6. mail ning Venemaa ülesanne oleks tingimusi täita kuni 9. maini, kui ta soovib oma paraadi rahus pidada. Venemaa jätkas kohe tulistamist just siis, kui Ukraina relvarahu versioon algas ning seetõttu pöördusid kõigi pilgud Punasele väljakule, oodates, mis võidakse mõne päeva pärast õhku lasta. Nädala edenedes hakkas Kreml ilmselt muretsema, et midagi võib tõesti juhtuda. Seega tekkis küsimus, kuidas sellest olukorrast välja pääseda. Kuidas sina selle probleemi lahendaksid? Sul on vaja kedagi, kes suudab olukorda vahendada ja kellel on vajalikud vahendid, et näidata üles pühendumust rahule. Ja nii saime Trumpi vahendatud relvarahu, mille tingimused sõltuvad väga palju sellest, kellelt küsida. Truth Socialist teatas Trump, et see kestab 3 päeva kuni 11. maini ja hõlmab kogu sõjategevust. Zelenski poskitas aga relvarahu, mis piirdub ainult paraadiga. Ja kui keegi oli ebakindel, lisas ta abivalmilt Punase väljaku GPS-koordinaadid, et keegi seda piirkonda ei tabaks. Jällegi, siin on koordinaadid, mida keegi ei tohi tabada ja ta mõtleb seda tõsiselt. Ja isegi, kui ta tõesti mõtleb seda siiralt, siis igaüks, kes soovib palvet pahatahtlikult järgida, teadis täpselt, mida tabada keelutsooni vahetus läheduses. Pane tähele ka trollimest. Zelenski otsustab lubada Venemaal oma paraadi pidada, mille eest ma teda tänan, sest muidu ei saaks ma ülejäänud aastaks vajalikku videomaterjali. Selgus, et paraad tõepoolest toimus ilma vahejuhtumiteta ning vaherahu püsis öö jooksul ja hommikul enne paraadi Punase väljaku ümbruses. Igatahes, kui ridade vahelt lugeda, siis ma kahtlen, et Ukraina usub, et Venemaa järgib vaherahu kauem kui ainult oma kitsast paraadihuvi silmas pidades. Seetõttu Ukraina nõustuski ainult paraadi toimumise aja ja kohaga. Trump tahab samal ajal oma panust maailmarahu liialt esile tõsta. Seetõttu kestab tema sõnul vaherahu 3 päeva. Näeme, kuidas see välja kukub. Konkreetne kasu, mida Ukraina saab mõne tunni rahu eest, on 1000 sõjavangi vahetus. See on miski, mida ei tohiks ülejäänud olukorra totrus varjutada, sest need on päris inimesed päris peredega. Samal ajal on kogu asi usutav, vähemalt paraadi kestel, sest Ameerika Ühendriigid saavad oma ülejäänud toetuse Ukrainale seada sõltuvusse Kiievi vaherahust kinnipidamisest.
Nii palju kui me teame, annavad Ameerika Ühendriigid endiselt luureandmeid Venemaa õhutõrjesüsteemide asukoha kohta. Nendest räägime kohe lähemalt. Lisaks saab Ukraina Ameerika relvastust ka NATO partneritelt ostmise kaudu. Nüüd on Iraani sõda tõenäoliselt mõjutanud iga nende panuse väärtust. Me teame, et Valge Maja on avalikult hoiatanud, et Euroopa ostud võivad viibida, kuna Ameerika Ühendriigid eelistavad pärast sõjas nii paljude ressursside ammendumist esmalt omaenda ladusid täiendada. Muide, sõda, mis väidetavalt pole ikka veel uuesti alanud, hoolimata sellest, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on mitu päeva tulevahetuses olnud. Tõenäoliselt on ka tõsi, et Vene luureanalüütikud on suunatud Iraani teemadele, mistõttu jääb Ukrainale vähem otsest infot Venemaa liikumiste kohta. Igal juhul sooviks Ukraina nende elutähtsate ühenduste pikaajalist turvalisust kaitsta, seega poleks olnud mõistlik võidupüha vaherahu tingimusi nii räigelt rikkuda. Teisel pool spektrit on Venemaa usaldusväärse pühendumise lugu palju sirgjoonelisem. Kui ma seda ütlen, saan aru, kui harva ma väidan, et Venemaa pühendumine on usaldusväärne, aga nii see on. Kui Moskva oleks rikkunud kokkuleppe tingimusi, poleks Ukraina tundnud mingit kohustust lubada paraadil turvaliselt jätkuda. Ma arvan, et see on positiivne märk sõja tegeliku lahenduse suuna kohta võrreldes alternatiiviga, kuid ma ei hakka veel pensioniplaane tegema. Siiski jäi vestlusest midagi puudu. Ja ma mõtlen tõesti puudu, sest relvarahu uudis ei jõudnudki isegi USA peamiste õhtuste uudiste saadeteni. Ma arvan, et see näitab lihtsalt, kui suur on praegu läänes relvarahu väsimus. Igatahes, sellest vestlusest jäi puudu see, et kahju oli juba tehtud. Relvarahu kokkulepe saavutati alles viimasel hetkel, siis kui Venemaa oli juba pidanud paraadi ilma relvarahuta planeerima. Propaganda poole pealt vähendas Kreml selle aasta paraadi ulatust ja jättis maapealse sõjatehnika välja, osaliselt turvakaalutlustel ja osaliselt seetõttu, et riigil pole varuvarustust. Kuna tegelikku tehnikat polnud, näidati selle asemel ilmselt rindeläheduses kasutatud tehnikast videolõike. Ja nüüd, kui ma näitan teile seda prolli, mida nad paraadi ajal eetrisse lasid, pean ma endalt küsima filosoofilist küsimust. Kas minu kasutuses muutub see tehniliselt krolliks? Vähem filosoofiliselt öeldes arvan ma, et nad ei tahtnud isegi teise maailmasõja aegset T-34 tanki sel aastal välja tuua, et mitte juhtida liigset tähelepanu kaasaegse tehnika puudumisele. Isegi Putini kõnest puudus oodatud üleskutse seoses sõjalise erioperatsiooniga. Mainiti mööda minnes, kuidas Vene sõdurid seisavad silmitsi agressiivse jõuga, mida relvastab ja toetab kogu NATO blokk. Huvitav väide, arvestades, et Slovakkia peaminister oli kohal. Kuid hoolimata kogu NATO bloki toetusest, võib-olla koos Slovakkiaga või ilma, meie kangelased liiguvad edasi. Muidugi, ka see viimane osa ei vasta päris tõele. Rindejälgijad näitavad kas olukorda kohapeal staatilisena või seda, et Ukraina on viimaste kuude jooksul mõningaid edusamme teinud. Peale selle ei olnud kohal viibinud välisriikide kõrged külalised, mitte lääne vastaskoalitsiooni tähtsaimad nimed, pluss Slovakkia, vaid pigem need, kellel oli maikuu nädalavahetusel igav. Praktilisest küljest pidi Venemaa juba päevad tagasi hakkama oma õhutõrjesüsteeme Moskvasse viima. Vastavalt sellele oli Ukraina juba mujal avanenud võimalusest kasu lõiganud. 7. ja 8. mai paistsid olevat peamised sihtkuupäevad, mil toimus võib-olla sõja algusest saadik suuruselt teine droonirünnak, mille Ukraina korraldas. Näiliselt oli kogu Venemaa läänepoolne osa sihtmärgiks, sealhulgas Moskva ise, naftarafineerimistehased ja Jaroslavl, lennuliikluse juhtimiskeskus ja teadusasutus Rostovis, midagi Permis ning võib-olla FSB hoone Tšetšeenias. See on lisaks tervele reale teistele rünnakutele nädala alguses, sealhulgas flamingode ränne navigatsiooniseadmeid tootvasse tehasesse Tšuvaši vabariigis. Tõenäoliselt Ukraina rünnakute arv järgmiste päevade jooksul väheneb. Esiteks seetõttu, et Ukraina tõenäoliselt pani oma varud varem käiku, et olukorda ära kasutada, ja teiseks, sest Venemaa õhutõrje naaseb strateegiliselt paremasse positsiooni.
siiski jäävad Venemaa õhutõrjesüsteemid üldiselt Ukraina jaoks oluliseks sihtmärgiks. Ja kui Kreml ei suuda seda suundumust ümber pöörata, siis õhusõja pikaajaline areng ennustab Venemaale veelgi suuremaid majanduslikke kaotusi. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? See oli tõepoolest kõige rumalam vaherahu. USA seisukoht võimaldas vaherahu minimaalsetel tingimustel olla usutav. Ja selleks ajaks, kui vaherahu algas, oli Ukraina juba saanud enamiku võimalikest eelistest. Samal ajal võid saada veelgi rohkem kasu, kui loed üht neist 2 raamatust sõja tekkepõhjuste kohta. Lisateavet nende kohta leiad video kirjeldusest. Kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Hoia end!